Et teekond õnneni, eks ole, järjekordne meie tore kokkusaamine. Täna siis sellised huvitavad teemad nagu kutsumus, tööalane rahulolu, motivatsioon. Et siis natukene räägime sellest, et mida me teeme näiteks oma tööalases elus. Miks me üldse seda teeme, mida me teeme tööalaselt? Mis see kutsumus üldse on? Kuidas säilitada motivatsiooni? Ja küsime endalt täna, kas iga töö on üldse kutsumus? Ja päris mitu korda tuleme tagasi selle kirjakoha juurde, mis ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja võt, kui ma seda kirja kohta juba, ma ei tea, mitmes kord lugesin selle jaoks siin valmistudes, siis ma mõtlesin, et kui meil on nii vaevatud ja koormatud teema, et siis tegelikult me võiksime seda siin palju õdusamas keskkonnas teha, rääkimata sellest, et järgmised 2 korda on viimased, kus me tegelikult järgmine kord räägime elu eesmärgist ja ülejärgmine kord siis eksistentsiaalsetest väärtustest üldse. Et siis tegelikult nad on natukene niisugused isiklikumad teemad, intiimsemad teemad. Ja tundus, et neid võiks tegelikult siin õdusamas ruumis teha. Nii, aga lähme siis selle juurde, et see kutsumus kui tee õnneni, eks ole. Et kes teist on näinud, kui kirikuõpetajad näiteks seatakse kuhugi kirikusse sisse? Et esmakordselt, eks ole. Et siis seal ka öeldakse selline uhke lause, et kirikuõpetaja on Jumala poolt kutsutud ja inimeste poolt seatud. Et kirikuõpetaja amet on nagu selline eriti... Et isegi ei võeta neid jutule, kes tahavad näiteks kirikuõpetajaks saada, aga neil nagu pole seda poolt, et nagu oleks Jumala poolt kutsutud. Et ainult nagu enda poolt või inimeste poolt seatud. Et kindlasti peab olema Jumala poolt kutsutud ja inimeste poolt seatud. Ja meie oleme ka teiega rääkinud igasugustest teie enda tugevustest ja sisemisest tugevusest rääkisime eelmine kord ja sisemistest andidest ja siis mõtle korra, kas sa neid ande, millest me oleme rääkinud, mida sa oled võib-olla enda puhul täheldanud, et kas sa neid ka oma igapäevatöös kasutad. Ja kas sa töötad seal, kuhu sa tunned, et Jumal on sind kutsunud? Või äkki valisid sa selle ameti ise? Toon ühe loo teile räägin. Võib-olla ma olen natukene ääri-veeri sellest loost rääkinud. Aga mina töötasin kunagi Nortalis, üks selline uhke ettevõte. Kõiksuguseid uhkeid asju teeb meil Eesti riigis. Eesti riik, kaasa arvatud eesti.ee, eks ole, on paljuski Nortali poolt programmeeritud ja ühesõnaga selline Eesti aasta tööandja. Meil oli seal kõike, meil oli seal tasuta massaaži sai iga nädal saada näiteks ja iga nädal oli puuviljapäev, kus sai kontoris puuvilju süüa ja mustikaid pandi ja vaarikaid ja pähkleid ja igale maitsele kohe ja iga reede oli kommipäev näiteks. Et võimalikult tore oleks töötada, eks ole, rääkimata igasugustest toredatest üritustest ja jõulude ajal oli tervele perele lastele pakid ja pidu ja fotograafid ja no kõike, mida sa iganes võiksid tahta ühel tööandjalt saada. No palgast rääkimata, palk oli ka väga hea. Ja töötasin ma seal siis selles nii-öelda Eesti mõttes unistuste töökohas. Palk oli hea, raha jäi üle ja iga kord, kui kirikus pühapäeval käisin, kuulsin mina, kuidas kirikuõpetaja justkui räägib minuga ja iga kord oli sama teema. Kas sa valid Jeesust või Mammonat? No, iga kord ei olnud see ju teemaks kirikus, aga mina kuulsin iga kord seda. Ja no ei olnud rahu, noh.
no võiks ju arvata, et inimene on nii hea koha peal, et no nagu peaks olema ju kõik olemas, mis sul on, no ei olnud. Ja hingehoidja tööd tegin siis nagu kõrvalt ja mõtlesin alati, et hingehoidja töö hakkab olema selline vabatahtlik töö, et noh, see ongi nagu see vabatahtlikuna annan tagasi. Aga kui nii mitmes kord juba seal kirikus selline rahulolematus oli, siis otsustasin, et lähen sealt töölt ära. Lihtsalt võtsin vastu otsuse, et ma siis valin selle Jeesuse ja läksingi variandile, et noh, ma ei tea, mis see hingehoiu... Olete kunagi Siivi keskuses näinud, et otsitakse hingehoidjat? No ei ole, niisugust asja pole, et see on nagu täiesti nii-öelda põrandaalune töökoht, et seda avalikult välja ei kuulutata. Ja huvitaval kombel panin selle ameti nii-öelda väga hea palga ja nii edasi maha ja ei läinud üldse kaua aega mööda, kui saingi nagu hingehoidjana tööd, lihtsalt pakuti. Ja sain valida nii-öelda Jeesuse, aga no sain ka polka ka lõpuks. Ja tuli rahulolu, sellepärast, et sain teha seda, mis tundsin, et Jumal on mind kutsunud. Vot, ja aga vot selline, et iga töökoht ei ole võib-olla nii palju seotud sellise otse, hingehoidja töökoht on väga seotud piibliga ja kuulutamisega ja kõige selle poolega, aga mitte iga töökoht ju nii palju seotud ei ole, et kas siis kõik peavad hakkama nüüd hingehoidjateks ja kirikuõpetajateks, eks ole. Et nii ka päris ei ole. Et kutsumus on pigem siis see, et ühe kirjakoha loen teile siinkohal tegelikult kirjas kolosslastele, kus Paulus ütleb, et mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Ehk siis, et kui sa teed oma tööd, siis mitte sellepärast, et see on kohustust, vaid et see ongi nagu see teise inimese teenimine. Ehk siis, kui sa oled kojamees praegu valjas tulin, hoppike nagu hea meel mul oli, et kojamees õhtul hilja raputas seal kivikesi ja mõtlesin, no vot, kuidas inimeste teenimine, et homme näiteks, kes see meil teisipäeval siia kirikusse tuleb, ainult kantselei töötaja tuleb hommikul kirikusse, aga vot, kojamees hingega teeb kohe, et nagu Jumalale ja mitte nagu inimestele, eks ole. Ja miks siis see töö küsimus meil üldse nüüd siia vaatluse alla tuleb? Et miks me näiteks tööst ei võinud rääkida seal kuskil baasvajaduste juures või kunagi varem või enne seda, kui me rääkisime kuuluvusest ja kogudusest ja et nüüd jõuame töö juurde. Aga sellepärast, et see töö, kus sa töötad, tegelikult täidab väga palju siin neid alumisi astmeid ära. Et kui sul on töökoht, sa saad ju palka selle eest. Selle palga eest sa saad osta endale toidulauale. See katab ära su baasvajadused. Selle tõttu, et sa käid tööl, sul on ilmselt ka võimalik maksta üüri. Sul on turvaline hea kodu, katus pea kohal, sa tead, et see sul on olemas. Kui sa teed tööd, olgu sees näiteks ka vabatahtlik töö, siis sa ju teed seda koos kellegiga. Ehk siis sa kuulud mingisuguse, kas siis töökollektiivi või siis vabatahtlike rühma hulka. Ehk siis see läheb ka sinna kuuluvuse tasandile. Kui sa teed hästi mingit tööd, siis sa saad ju tunnustust selle eest, su enesehinnang tõuseb. Ehk siis ka see enese väärikus, tunnustus, kõik need tasandid lähevad sinna alla. Ja siis töö vastab justkui kõikidele nendele tasanditele korraga. Nüüd, kui me jõuame selle motivatsiooni juurde, et siis motivatsioon võib ju tulla
nii-öelda millestki välisest, mis oleks siis väga hea palk, on ju, aga enamasti ta tuleb pigem sellest veendumusest, et meie töö on oluline, meie tööl on mingi tähendus, see on vajalik. Et selline sisemine kutsumus pigem, mitte siis see väline, et isegi kui tehakse neid uuringuid, et miks inimesed lähevad ühelt töölt teisele, siis tihti see ei ole mitte sellepärast, et rahaliselt kuidagimoodi ei sobi, vaid just see osa, et tuntakse, et nende töö ei ole väärtustatud piisavalt. Et neid ei ole nii palju rahulolu sellest oma töö tegemisest. Ehk siis kutsumus ei ole ainult töö, vaid vastus Jumala kutsele. Ja rahulolu tulebki siis, kui see, mis me teeme, vastab siis selle sisemise kutsega. Ehk siis, kui ma tunnen, et mind on siia kutsutud olema üks väga tubli ema ja koduperenaine ja ma teen seda täiest hingest, siis mul on väga hea rahulolu sellest igapäevasest tegevusest. Aga kui ma olen väga hea pereema ja tegutsen kodus, aga tunnen, et tegelikult mind on siia ilma kutsutud selleks, et kasvatada ka koolilapsi, olla oma kooliõpetaja, et siis tekib ka teatud rahulolematus, eks ole. Ja iga töö, eks ole, ei ole kutsumus, aga iga tööd saab teha kutsumuse vaimus. Üks kirjakoht veel siit, võime koos lugeda seda, et kui keegi räägib, siis ta rääkigu nagu Jumala sõnul, kui keegi teenib, siis teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab, nõnda, et Jumal saaks kõigiti austust Jeesuse Kristuse kaudu, kelle päralt on kirkus ja võimus igavesest ajast igavesti. Vaata, ma panin selle pildi ka siia, et see pilt võib-olla natukene ilmestab hästi, et üks selline töötegija, kes teeb tööd ja tal on võib-olla see kutsumuse vaim, eks ole, et tema töö on kutsumus. Küünalt särab, tuli põleb, kõik on valge ja teine teeb tööd lihtsalt sellepärast, et on vaja tööd teha. Ja tegelikult seda sära ei ole. Nii. Aga paljud meist on ka tegelikult ja sellistes ametites või töödes, mis võib-olla ei ole meie, polnud meie unistus võib-olla või võib-olla ei ole selline, unistuste kutsumus. Aga kui selle kirjakoha juurde tulla, et siis igas olukorras peaks teenima nagu Jumala antud jõuga. Ehk siis, paneme niipidi, et kui laps või noor valib endale töökohta, ta võib küll palju palvetada selle, et ta saaks selle õige kutsumuse, aga ega alati ei ole see kui sa oled lõpuks näiteks maamõõtja, võib-olla sa ei leia seda nii-öelda, et kui palju see on Jumala kutsumus sulle, võib-olla. Aga sa oled juba selle töökoha juures, sa oled väga tubli selle töökoha juures, sa oled oma ala spetsialist nii-öelda. Ja siis, kui sa annad sellest 100%, kui sa armastad seda tööd, kui sa aitad ligimesi selle tööga, eks ole, sest ka maamõõtja ju on väga oluline tegelane. Annad seda 20% lausa. Et siis, kui nüüd panna üks teine kirjakoht veel siia juurde, et kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele, see ongi seadus ja prohvetid mäejutlusest, eks ole. Ehk siis, kui see särav inimene, kes teeb tööd kogu hingega, tuli põleb ta sees,
ta on jõudnud kuhugi ametisse, annab endast parima, särab ja seetõttu aitab ka siis ligimesi, aitab inimesi, töötab nagu Jumalale, mitte nagu ainult inimestele. Temast on palju kasu ja ta on ka ise õnnelik. Naeratab seal pildi peal kenasti. Ja võib-olla siinkohal ongi see, et kui sa teed tööd niimoodi, et kui sa ükskõik mida sa teed, et sa teed seda niimoodi, nagu sa tahad, et sulle seda tehtaks. Ehk siis, kui sa oled koristaja näiteks, siis sa koristad nii, nagu sa tahad, et sinu juures keegi ära koristaks. Kui sa oled hooldaja, siis sa suhtled oma hoolealustega nii, nagu sa tahad, et sinuga suheldaks, kui sina oleksid nende olukorras. Et sa oled armastusega ja aususega suhtud oma töösse. Ka siis, kui võib-olla ülemus nõuab sinult 50%, aga sina teed mitte nagu ülemusele, vaid nagu Jumalale taevas. Teenigu nagu selle jõuga, mille Jumal annab. Aga ma räägin teile ühe loo. Panen siia ühe pildi selle loo ilmestamiseks. See on üks Mari. Välja mõeldud lugu, aga kujuta ette seda lugu siiski. Mari on hooldustöötaja ühes väikeses hooldekodus. Ta väga armastab oma tööd. Vähemalt ta kunagi armastas seda tööd. Ta teadis iga memme nime, mäletas, kes joob teed meega, kes tahab, et tema voodi kõrval oleks piibel. Aga viimastel kuudel midagi muutus. Iga päev tundus Marile nagu üks kivi, mida ta pidi mäest üles lükkama. Ta ei jaksanud enam naeratada. Ta ei jaksanud enam palvetada. Mari tundis end tühjana. Ühel õhtul, kui ta oli üksi puhkeruumis, märkas ta aknalaual väikest küünalt. Keegi oli selle sinna jätnud, süütamata. Mari võttis siis tikud ja süütas selle küünla. Küünal hakkas vaikselt põlema. Mari siis istus, vaatas seda tuld ja äkki tuli Marile meelde kirjakoht, mida ta oli kunagi kuulnud. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Mari ei saanud kõike muuta, mis tal seal töökohal võib olla üle koormav oli, aga ta sai korraks hingata, ta sai korraks palvetada. Ta sai lubada endale ühe hetke, kus ta ei olnud ainult hooldaja, vaid kus ta oli lihtsalt Jumala laps. Ja sellest hetkest alates hakkas see kivi tunduma Marile natuke kergem. Aga räägime ühe loo veel. Pane veel ühe pildi siia. Siin pildil on ka välja mõeldud lugu, aga väga tavaline välja mõeldud lugu. Ilmselt olete selliseid lugusid kuulnud küll. Siin on üks Jaan. Jaan on aastaid töötanud õpetajana. Jaan armastas oma ainevaldkonda, hoolis väga õpilastest. Aga viimasel ajal tundis ta, et iga päev on justkui üks raskus, mis muudkui veereb talle vastu. Igasugused tundide ettevalmistamised, vanemate kirjad, koosolekud, kõike tundus talle väga palju. Ja ta tundis ühel hetkel, et ta ei tee enam midagi päriselt olulist. Ta ei näinud enam, kuidas tema töö võiks olla osa millestki suuremast. Ühel päeval, kui ta istus klassis pärast tunde, märkas Jaan aknast langevat valgust, mis langes diagonaalselt üle põranda, justkui oleks selline kalduv tee. Ja siis mõtles Jaan füüsikatunnile, kus nad olid rääkinud kaldpinnast ja sellest, kuidas raskusjõud mõjutab liikumist. Ja äkki taipas Jaan, et ka tema tee on praegu natuke kaldu. Aga ta siiski liigub, kuigi raskus on suur. Ja ometi on suund õige.
Ja kui suund on õige, siis ka see kaldutee viib teda edasi. Siis Jaan avas piibli ja luges sealt kirjakoha. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Jällegi see kirjakoht ei andnud talle mingi lahenduse tema olukorras, aga ta sai korraks aja maha võtta, ta sai korraks hingata, palvetada. Jaan ei saanud seda süsteemi muuta, milles ta töötas, aga ta sai muuta oma hoiakut. Niisiis otsustas Jaan, et iga tund, kus ta natuke kuulab päriselt õpilast, on osa Jumala riigist ja see teadmine andis Jaanile ka rahu tagasi. Et nüüd on 2 lugu. Üks on siis sellest hooldajast, teine on siis õpetaja Jaanist. Ja mõlema loo puhul väga tublid 2 inimest, väga kõvasti näevad vaeva, annavad endast parima, on head oma töökoha juures, aga hakkavad läbi põlema. Ja võib-olla inimlikult ei saagi väga muuta midagi olukorras, aga vaata, saab selle väikese killukese valgust sinna tuua. Selle hingetõmbe, piibli kirjakoha. Tulge minu juurde kõik vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise, eks ole. Meil on ju seda õhku ja hapnikku nii väga vaja. Aga kuidas seda kutsumust siis üldse leida? Niimoodi, et kuidas sa saad niimoodi, et see, mis sa teed, on ka see, mille jaoks sind on kutsutud. Et nende 2 näite puhul need väljamõeldud tegelased leidsid, kuidas nemad said olla osakene Jumala riigi tööst, killuke seda valgust, kuidas nemad said ka ise seetõttu paremini edasi liikuda. Aga kuidas saad sina oma töös leida selle killukese valgust? Et alati see ei tule sellise ilmutusena, et näed, siin on sulle terve kaart. Kui sa mööda seda kaarti liigud punktist A punkti B, siis sa jõuad kutsumuseni kohe olemas. Et pigem see kutsumuse leidmine on selline proovimine, otsimine, palvetamine ja ega meile natukene näidatakse seda teed ette kah, aga mitte terve selle kaardi raames, vaid võib olla mingisugune killukene siit, killuke sealt. Vaat see psalm 119, eks ole, sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. Et vaata, kui sa seda pilti ka vaatad, siis seal on ka ju lamp paistab, teerada on natuke valgustatud, aga sa ei näe, mis seal teeraja lõpus on. Sa ei näe tervet kaarti, sa ei näe ka tervet Jumala plaani, sa ei tea, mis on millegi jaoks oluline, aga sa võib-olla tead, et praegu on sind kutsutud näiteks mingit õpet läbi tegema. Sa teed seda nii hästi kui võimalik, 120%, kui see on sinu võimuses. Mingi teine kord palvetad, saad aru, et on järgmine samm antud, et vaatad mingit teist töökohta näiteks. Või olen küll seda lugu 1000 korda võib-olla juba rääkinud, aga mis seal ikka. Et ma arvan, et minu hingehoidja leidmise protsess oli täpselt see, kus kutsumus leidus läbi otsimise ja palvetamise ja proovimiste ja küll ma olin ühes ametis ja küll ma olin teises ametis ja kui ma ütlen teile, et ma olen olnud kindlustuse spetsialist, ma olen olnud nõudepesija, ma olen olnud koristaja, ma olen olnud poemüüja,
ma olen olnud hotelli klienditeenindaja. Aga mis asi? Ja erilise noore hoidja, ühesõnaga nagu neid ameteid lihtsalt annaks täitsa nagu juurde. Oota, telefonimüüja, paneme selle ka veel, ühesõnaga annaks seal igasuguseid toredaid ameteid läbi võtta, mis kõik on olnud. Ja on palju otsitud ja on palju tuntud, et see pole õige. On jälle otsitud, jälle tuntud, et ei ole õige, on palvetatud, proovitud leida see õige tee ja no lõpuks, eks ole, jah, ma olen siin, kus ma tunnen, et mind on tõesti kutsutud sellele töökohale. Ja üks asi on see töökoht, eks ole, mis me teeme raha eest, aga eks ole, kui me oleme juba sellises vanuses, kus me saame siiski riigilt juba pensioni, et siis on küsimus selles, et mis on see see vabatahtlik töövõimalus, kui palju ma saan, eks ole, teha midagi. Et kuhu mu aeg läheb. Ja kui selles on sellist ligimese teenimist, ligimese armastust ja seda saadab ka see sisemine rahu, et ma tunnen, et ma olen õiges kohas ja ma teen õiget asja, siis tänu Jumalale oled leidnud õige koha. Oled õiges kohas ise ka. Ehk siis et sa tunned, et sa oled rahu saavutanud versus, et sa oled rahutus tundes. Nii. Edasi. Töö kui teenimine osa Jumala riigi tööst. Meil see ei ole ainult meie enda areng, see ligimese teenimine, millest ma rääkisin, teenige üksteist armastuses. Vaata, kui kenasti öeldud tegelikult, et teenige üksteist armastuses. Tegelikult on kõik öeldud sellega. Et kui sa oled oma töökohas ja lihtsalt teenid üksteist armastuses. Mäletate, me ühel korral võtsime teiega selle armastuse ülemlaulu ette ju. Ja seal oli kõik kenasti kirjas. Armastus on pikameelne, eks ole, ei hoople. Kui sa teenid üksteist selles armastuses, oled oma töökohas sellises armastuses, siis nagu siin pildi peal, eks ole, särad seest poolt. Sinu töö on osa Jumala riigist. Ja sinu hoiak on see, mis teeb sinu töö pühamaks. Siis mõtle korra, kui palju sinu töö mõjutab teisi inimesi. Et sinu, olgu ta siis see mõju väike või suur, aga see mõju võibki olla see osa Jumala tööst maailmas. Nüüd see Jumala riigi töö, see on üks huvitav töö. Mina olen niisugust asja tähele pannud, nüüd on täiesti isiklik kogemus ka, et kui sa teed sellist tööd andunult ja sa tead, et see on sinu kutsumus ja sind on tõesti nagu Jumala poolt kutsutud, ükskõik mis see amet ka ei ole, aga sind on kutsutud seda tööd tegema ja sa annad seda 20% sellele tööle, aga tulevad igasugused takistused ümberringi. Ja nüüd on päris tõsi lugu, eks ole, et kui sa tunned, et selles sinu töös, mida sa oled 100% palves saanud vastuse, et see on Jumala poolt kutsutud töö ja tegemine, aga on ümberringi hunnik takistusi, siis tegelikult võib-olla see näitab, et sa oledki võib-olla kõige õigemas kohas. Et seal, kus tegelikult seda Jumala riigi tööd kõige rohkem tehakse, võib-olla ka see töö, kus võib-olla ka see Jumala riik on võib-olla kõige rohkem kuulutatud, võib-olla võib-olla keegi jõuab Jumala juurde tänu sellele tööle, mida sa teed, võib-olla sa särad oma töökollektiivis nii palju. Ja tulevad takistused, sest et siin maailmas on väed, mis ei taha võib-olla, et võimalikult palju inimesed saaksid siis Jumala lasteks.
Ja seda ma olen päriselt kogenud. Ma olen seda kõrvalt vaadanud, ma olen seda isiklikult kogenud, et seal, kus sa hakkad väga head tööd tegema Jumala riigi teenimisel, tulevad ka kuskil mingid hästi kummalised takistused. Ja mida rohkem neid tuleb, seda rohkem sa pead seda endale aru andma, et sa muudkui jätka seda tööd, sellepärast saad õige koha peal. Ehk siis võib-olla see on see koht, et kui see tee on liiga lai ja liiga avar, et kas see on päris see õige tee, et võib-olla see tee, mis on täis takistusi, on võib-olla just see, mis on õige tee. Siis pead palvetama ja vaatama, kas sa saad sellise palve vastuse. Kas sa oled õiges kohas. Nii, ilus pilt jälle. Aga sinne pildi juurde tuleb üks lugu jälle. Ehk siis nüüd toome näite ühest Madisest seekord. Madis oli aastaid ühe kooli majahoidja. Madis tundis oma tööd väga hästi, teadis kõike läbi ja lõhke, kus mis koolis asub. Samuti teadis Madis, kellel on sünnipäev, millal tuleb koolisööklale auto kraamiga. Teadis ka, kuidas rahustada äravaid lapsevanemaid. Ja Madis oli kooli süda, ütlesid inimesed. Ja Madis uskus seda. Töö andis Madisele tähenduse, see oli tema identiteet. Ta armastas oma tööd. Aga siis Madis koondati. Tuli mingi uus süsteem, vähem oli võimalik kohti hoida, majahoidja Madis koht kadus ära ja Madis jäi koju. Esimesel nädalal Madis lihtsalt puhkas. Teisel nädalal hakkas ta natuke koristama. 3. nädalal istus ta köögis ja mõtles, et kes ma nüüd siis olen. Sest et enam ta ei olnud see kooli süda. Ta ei olnud enam see Madis, kes teab kõike. Ja korraga tundis Madis, et ta oli kaotanud iseenda. Aga ühel päeval helistas Madisele tema vana kolleeg ja ütles, Madis, ma igatsen seda sinu rahu. Sina oskasid alati kuulata. Ja selle lausega sai Madis millestki aru. Ta mõistis, et ta ei olnud ainult see töötaja Madis, kellel oli selline väärikas tiitel, vaid pigem, et see hoiak tegi temast et ta oli Jumala laps, et ta oli selline kuulaja, ta oli rahutooja, ta palvetas teiste eest ja et see koondamine seda temalt ära võtta ei saanud. Ehk siis ta igal töökohal olles kuidagi need Jumala lapsed paistavad natukene silma. Nad ei pea isegi, see on jälle see majakas, eks ole, mis me endale justkui paneme. Et nad paistavad silma, sest et nad teevad oma tööd võib-olla hästi. Nad on rahutoojad, nad ei tee konflikte. Nad teevad teisele nii, nagu nad tahavad, et neile tehtaks. Nad kasvavad ju ise ka Jumala lastena. Järjest omandame, järjest tuleme Jeesusele lähemale. Ja ma saan oma tööd teha ja olla majahoidja Madis, aga samal ajal ja enne kõike ma olen Jumala laps. Ja ka siis, kui mind töölt ära koondatakse või ma lähen näiteks pensionile, siis Jumala lapseks ma jään ikka. Ikka ma olen see sama hea kuulaja, ikka ma olen see rahutooja erinevates olukordades, ikka ma olen see, kes on hea oma ligimese vastu. Ja seda ei saa keegi ära võtta. Ehk siis töö on küll osa identiteedist, väga suur osa meie igapäevastest tegemistest, aga enne kõike me oleme Jumala lapsed. Ja
see Maslow püramiid ja töö, eks ole. Ma panin pildi ka siia. Baasvajadused, eks ole. See on tegelikult see, millest me enne rääkisime, ütlesin pildi juurde natukene hiljem. Ehk siis töö, eks ole, on see, kus me saame palga eest süüa osta. Töö pakub stabiilsust, töökohas on meeskond, su tunnustust ja eneseteostus tuleb ka töökoha kaudu. Aga siinkohal veel ühe kirjakoha paneksin ikka juurde siia või isegi 2. Et piiblis me natuke näeme ka sellist loogikat, et ega meie baasvajaduste eest kantakse hoolt. Et ka selles meie isa palves ju me tegelikult palume, et igapäevast leiba meile anna. Aga lõpuks kutsutakse meid siiski ka sellisesse eneseteostusesse. Kirjas Efesolastele on üks ilus kirjakoht. Sest meie oleme tema teos Kristuses Jeesuses loodud heade tegude tegemiseks. Siis kui me jõuame sinna kõige kõrgemasse, sellise peenemasse otsa, mis olekski siis, et me oleme loodud heade tegude tegemiseks. Et siis, kui sul on ainult see lihtsalt töökoht, siis sa võib-olla, sul on baasvajadused kaetud, sul on turvalisus, katus pea kohal, sa kuulud kollektiivi, sa saad isegi tunnustust, aga võib-olla see viimane püramiidi tipp jääb tegemata, kui see ei ole su kutsumus. Jääb tegemata see pool, kus me oleme loodud heade tegude tegemiseks, kus me saame midagi rohkemat ära anda. Kus oleks siis mingi loomingulisus välja toodud, kus oleks siis selline kirg sinu seest välja toodud. Et sa teed tööd, mida sellepärast, et keegi tunnustab sind või et sa oled hea meeskonna liige või et toit tuleb lauale, vaid sa teed tööd sellepärast, et sind on ülevalt poolt kutsutud seda tööd tegema ja seetõttu sa suudadki anda seda 20% endast. See on mingi eriline Jumala vägi, mis sel juhul on veel seal taga. Ehk siis, kui see töö on kooskõlas Jumala plaaniga, siis ta täidab kõik need tasandid korraga ära. Ja sa oled ka ise rahul. Aga siis see motivatsioon töö jaoks, palk on üks päris hea motivatsioon. See on selline väline motivatsioon. Aga siis see leek, eks ole, mis põleb seest kuskil. Et see on Jumala antud kutsumus. Kirja kohta on veel, kus Jeesus ütleb, et minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Et tõeline rahulolu tuleb siis, kui meie töö on kooskõlas Jumala tahtega. Ja sel juhul see on sinu kutsumus, püsib ka raskustes. See annab sulle jõu. Ja siis tuleme ikka jälle selle kirjakoha juurde. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. See motivatsioon kaob ära, kui inimene ei puhka, aga ka siis, kui ta ei palveta. Kui ta ei tunne, et ta teeks midagi väärtuslikku. Aga see ei kao niimoodi prauhti üle öö. Vaid kulub vaikselt. Inimene ei puhka. Muudkui annab, tagasi ei saa midagi, ei saa tunnustust. Ei palvetas, ei saa hingata, eks ole. Ei tunne seda Jumala lähedust. Ja siis see sisemine valgus hakkab järjest tuhkuma. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, mina annan teile hingamise. Ja mõtle korraks, et
mis veel annab sulle sellist hingamist, et noh, Mari sai korraks vaadata piiblikirja selle küünlaleegi peale, see andis talle korraks sellise palvehetke, eks ole. Jaan sai vaadata seda valgusvihku, mis aknast langes, korraks mõtles Jumala imelise teekonna peale, andis talle võimaluse piibli kätte võtta, palvetada. Aga see võib olla ju ka see, et sa käid looduses, kuulad muusikat, vestled kellegiga, et need võivad ka sulle sellist hingamist anda. Aga teate, vahel on ikka niimoodi, et tee, mis tahad, motivatsioon on ikka kadunud. Ja ükskõik, kui palju keegi ei ürita sulle rääkida, kuidas sellist sisemist kutsungit leida ja palvetada ja no mitte miski ei aita, sa võid palvetada, aga hommikul ärkad ja oled ikkagi väsinud. Minu isa, kes on nüüd siis kadunud isa, tavatses öelda ühe lause, mis mind väga aitab sellises hetkes. Sa ei taha, sa ei saa, sa ei või, aga peab. Ja sa lihtsalt siis võtad ja lihtsalt teed. Võtad ja teed selle ühe esimese sammu, mis sa täna saad teha. Homme võtad järgmise sammu, mida sa saad homme teha. Ehk siis paneme siia juurde, et sa oledki selles olukorras, et sa võib-olla oled oma selle kutsutud teekonna peal, aga see on täis takistusi, see on raske, sinna pannakse kohe vasakult ja paremalt igasuguseid takistusi, aga sa oled oma kutsutud teekonnal. Ja siis sa lihtsalt astud ühe sammu ja teise sammu, sa ei taha, sa ei või, aga peab. Ja et võib-olla ilmestada seda tunnet, mis võib-olla niimoodi edasi viib sellel teekonnal. Me kuulame teiega ühte laulu. Loodame, et kõik kõlar töötab. Laul on inglisekeelne, võib-olla on väga hästi tuntud. Musikaalsetele inimestele kindlasti nüüd nagu jääb kummitama. Ma tõlgin teile selle enne, kui see laul hakkab pihta. Kui tõlkes see tähendab, et päike tuleb homme välja. Usu, et homme paistab päike. Lihtsalt mõte homsest puhastab igasugused ämblikuvõrgud ja kurbus on kadunud. Kui ma olen kinni ühes päevas, mis on hall ja mis on üksik, siis ma tõstan oma pea kõrgele, naeratan ja ütlen, et päike tuleb homme välja. Nii, et sa pead siis homseni vastu pidama ja tulgu see homme. Ma armastan seda homset ja alati on ainult üks päev jäänud homseni. See on ühest Ameerika muusikalist. Ühest tüdrukust, kes on orb, näeb rasket elu ja siis ta laulabki sellise laulu, et alati on tulemas see homne päev ja me korraks kuulame seda, et siis ka tunda võib-olla seda helgust. Oli kaunis laul ju. Nii. Ja selle koha peal võib-olla ütlekski veel sellist asja, et ma oma töös näen päris sageli seda, et vaata, kui see motivatsioon ikka vahel on täitsa nullis, miinustes. Ja tegelikult me ei saa seda kunagi inimesele öelda, et homme on parem päev või oota hommikuni, et hommikul on parem. Aga nii kaua, kui see homne päev siiski kohale jõuab sulle, nii kaua tegelikult on ka seda lootust, et homme saab midagi ära muuta, midagi saab homme teha. Midagi teed täna ja nii kaua, kui me olemas oleme, nii kaua on meil seda lootust, et me saame ka jõuame homsesse. Tänased päevad annad tänasele ja homsed päevad homsele. Nii, aga lõpetuseks siia, tegelikult mitte täitsa lõpetuseks, peaaegu lõpetuseks. Kui siis sul on selline imeline töö,
mis sa tead, et see on su kutsumus, see, mis sa igapäevaselt teed, on sinu Jumala poolt, sind on sind kutsutud seda tegema, on hästi, sa oled leidnud selle. Kui sa ei ole seda veel leidnud, siis mõtle korraks, mis siis on sinu kutsumus. Otsi seda. Vaata, kuidas see saaks sinu töös üldse väljenduda. Palveta, et sa saaksid teada, mis see kutsumus võiks olla, kuidas see saab, mis sinu töö saab Jumala riigi töö heaks, midagi head ära teha. Kuidas sa saad ligimest armastada seal töö juures oma tööd tehes. Et Jumal annaks sulle motivatsiooni. Ja siis see kirjakoht, mis ma siia ka välja tõin, iga hommik võid endale seda meelde tuletada, rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest. No kui niimoodi teha iga päev, rõõmustada alati, palvetada muudkui lakkamatult, tänada kõige eest, no tead, ma juba isegi seda kirja kohta lugedes tunnen, et nagu jõudu tuleks juurde. Tegelikult on ju nii palju, mille eest olla tänulik. Ja vaat see palveta lakkamatult võib-olla ongi ka see, et võid ka korraks mõttes mõelda, et mis on võib-olla need asjad, mis sina tahaksid palves välja tuua, mis on need asjad, mis sind võib-olla praegu koormavad. Ja ma loen teile nüüd selle kirjakoha tervikuna ette, mis me siin täna oleme mitu korda võtnud, aga võtame natuke laiemalt. Jeesus ütles, ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled ilmutanud väetitele. Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Ja vaata võib-olla siin kohal äkki loeksime teiega ühe palve. Mõttes annaksime kõik selle, mis meid vaevab, siis üleval poole ära. Ja võib-olla see oleks see võimalus meil täna korraks hingata. Ja siis tuleme meie tänaste reflektsiooni küsimuste juurde. Aga paneme käed kokku, kes tunneb, et see on sobilik ja ma loen ühe palve. Kallis taevane Isa, aitäh sulle, et me täna oleme siia kokku tulnud, et me oleme korraks saanud mõtiskleda nende teemade üle, selle tööalase kutsumuse peale, motivatsiooni peale, kuhu sina meid oled kutsunud. Kallis taevane Isa, me tahame täna tänada sind kõige heade asjade, kõige heade inimeste eest, kes meie ellu on tulnud, kes meid ümbritsevad, kes meiega on, kes meie pärast muretsevad, kelle keskel me oleme. Kallis taevane Isa, palun hoia neid kõiki. Tahame sind tänada ka kõige eest, mida me oma igapäevaelus saame lauale panna, et meie poed on kõike head ja paremat täis, et meil on selline külluse ajastu. Ja kallis taevane Isa, meil kõik kindlasti on igaühel hästi palju neid asju, mille eest me tahame tänulikud olla. Sina näed meie sisse, sina näed meie mõtteid, las siis kõik see tänu mingu sinu poole. Aga kindlasti on igaühel ka midagi, mis koormab seda hinge. Kellel väiksem koorem, kellel väiksem kivi, kellel suurem. Aga las siis kõik need kivid ja koormad, las nad lähevad üles sinu poole. Las me anname need sulle ära. Ja las meie õlad olla kerged ja vabad. Las see olla meie hingamine tänases päevas. Ja las neid hingamise hetki tulla rohkem. Et ükskõik, mis meie kutsumus ka ei ole, ükskõik, mis tööd me ka ei tee, et me teeksime seda
armastuse, aususe ja suure tänulikkusega, et me teeniksime ligimest ja läbi selle teeksimegi sinu riigi tööd. Seega, kallis taevane Isa, aita meil sinu riigi tööd teha, sündigu sinu tahtmine. Me palume sind sinu antud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Nüüd ma panen siit meie lindistuse poole, ma panen kinni. Aga meil on mõned reflektsiooni küsimused, mida me võiksime koos vaadata. Ja veebis olijad saavad need mulle vastustena saata laupäeva õhtuks, siis ma saan neid teie kõigiga jagada.